tere tulemast teisele seminarile, meie 3-osalise seminaride sarja, mida me viime ellu Euroopa Kliimainitsiatiivi raames toetatud projektis, mille teema on rohetehnoloogia ekspordivõimaluste arendamine Ida-Euroopas laiemalt ja spetsiifilisemalt tänane teema puudutab rohetehnoloogia ekspordivõimalusi Eestis. Ja asume asja kallale. Me oleme Eesti ekspordivõimaluste analüüsimisel võtnud sellise ülesande, et me vaatame ÜRO globaalse kaubavahetuse andmete põhjal 260 sihtturgu ja enam kui 5000 tootegruppi, mis tekitab sellise olukorra, et esmapilgul lihtne küsimus, milliseid sihtturgusid või milliseid tooteid peaks Eesti ekspordi turunduses prioriteediks seadma, taandub küsimusele, et meil on 1,4 miljonit toote ja turu erinevat kombinatsiooni ja peame sealt sõeluma välja väiksema hulga realistlikke ekspordivõimalusi, millele tasuks lähiaastatel eksporditurunduses prioriteete seada. Nüüd kiirelt edasi liikudes me oleme teinud oma ekspordipotentsiaali analüüsimudeli abil arvutused ja võtnud ekspordipotentsiaali sihtturgude lõikes kokku, saades sellised tulemused, et kui ühelt poolt Eesti tänasest ekspordist lõviosa suundub Soome, Rootsi, Põhjamaadesse, siis ekspordipotentsiaali mõttes me näeme hoopis, et kõige suurema potentsiaaliga turud oleksid Saksamaa, Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Itaalia, Holland, ühesõnaga nii-öelda tuumik-Euroopa või Lääne-Euroopa riigid meie tähenduses. Samuti USA, Põhja-Ameerika, USA ja Kanada pakuvad päris palju võimalusi, ennekõike USA, aga ma kohe etteruttavalt ütlen ka, et need USA-ga seotud ekspordivõimalused seonduvad ühe konkreetse tootegrupiga ennekõike, kus on potentsiaalselt väga suured mahud. Samas, kui vaadata Aasia piirkonda, siis Hiina, Korea, India, Jaapani ekspordipotentsiaal on arvestades Eesti tänase ekspordi spetsialiseerumisega ja sellega, milliseid tooteid nendes riikides omakorda turgu oleks ja kuidas kaubandusbarjääride olukord välja näeb. Et Aasia potentsiaal on oluliselt väiksem isegi kui Läänemere regiooni riikide potentsiaal. Ehk siis Euroopa on Eesti olulisem ekspordivõimalus lähiaastatel arvestades nii turusituatsiooniga kui sellega, et milliseid tooteid Eesti reaalselt oleks võimeline tootma ja eksportima. Nüüd siit edasi liikudes ma vaataksin ekspordi arendamist ennekõike portfelli halduse ülesandena selles tähenduses, et kui meil on 5000 tootegruppi, siis umbes 7 või 800 nendest on Eestil täna reaalselt selline tootmisvõimekus, et neid võiks potentsiaalselt ekspordi prioriteetidena kaaluda. Ja kui omakorda nüüd vaadata turgude juurdepääsetavust, teisi kriteeriume ja ka kaaluda nende turgude tähtsust selle järgi, millised võiksid olla potentsiaalsed turuosa suurused üle erinevate turgude tootegruppide lõikes, siis 25 kõige olulisemat tootegruppi moodustavad umbes 40% või natukene rohkem Eesti ekspordi turuosa suurendamise võimalustest, et selles mõttes olukord on mõnes mõttes sarnane portfelli haldusülesanne nagu aktsiaturgudele investeerimine, et kui New Yorgi börsil ja Nasdaqil on kokku umbes 6000 aktsiat, siis põhiosa kasumist teenitakse väga väikese hulga aktsiate peale panustades ja ekspordi
turgude mõttes või eksporttoodete mõttes on see muster nagu mõneti sarnane. Mida me veel näeme, on see, et kuna me vaatame ekspordivõimalusi siis sihtturu ja tootegrupi kombinatsioonide lõikes, siis need ekspordivõimalused varieeruvad väga oluliselt sihtturgude lõikes, et milliseid tooteid, mille sihtturule tasub eksportida. Näiteks USA kui kõige suurema potentsiaaliga turu osas on kõige suurema potentsiaaliga tootegrupiks telekommunikatsiooniseadmed, 4G, 5G infrastruktuuri seadmed, mida Ericsson Eestis toodab. Järgnevad meditsiiniseadmed ja medikamendid. Saksamaale oma hoopiski, mis on potentsiaalilt teine turg, oleks elektriseadmeid, trafosid, aga ka traktorite osasid masinaehituse poole pealt enima potentsiaaliga valdkondadena ära nimetada. UK osas hoopis küpsetised, saematerjalid, puidust toolid, Poola ja Prantsusmaa samamoodi, et siin illustratsiooniks on slaidil näha, et need tooted siis tõesti väga erinevad selles lõikes, mida erinevatele sihtturgudele tasub turundada. Nüüd, kuidas me nende analüüsi tulemusteni jõudsime, on see, et meil on selline mitmeastmeline analüüsimudel läbi arvutatud globaalsete ÜRO väliskaubandusandmete peal, kus me vaatame ühest küljest sihtturu üldist potentsiaali, siis toodete turupotentsiaali konkreetsete toodete lõikes, me vaatame turgude juurdepääsuvõimalusi ja siis me vaatame, hindame ka toote ja sihtturu kombinatsioonide kaupa seda, et mis võiks olla potentsiaalselt Eesti turuosa sellel sihtturul. Kui me selle oma arvutuse läbi teeme 2024. aasta kaubandusandmete peal, on see praegu lahendatud, siis sellest 1,4 miljonist toote ja sihtturu kombinatsioonist jääb järele umbes 13 000 toote ja turu kombinatsiooni ehk umbes 1%. Ja võib-olla metoodikas siis lähemalt, et mida me vaatame, on üldise potentsiaali osas, me vaatame poliitilisi ja majanduslikke riske, me vaatame turu või selle majanduse tervikuna suurust, me vaatame majanduskasvu prognoosi 10 aastat ettepoole. Me vaatame Eesti tänaseid konkurentsieeliseid, Revealed Comparative Advantage'i suhtelise konkurentsivõime eelise indeksi tähenduses ja keskendume nendele toodetele, kus Eesti RCA on siis 1,0 või rohkem. Ehk meil on täna reaalselt võimekus toota ja müüa. Vaatame kõikide sihtturu ja toote kombinatsioonide lõikes turunõudluse kasvutempot ja keskendume nendele turgudele, kus turunõudlus kasvab suhteliselt kiiremini ja siin on suhteliselt lihtne loogika, et kui turunõudluse kasv on väga aeglane või aeglasem kui teistel turgudel, siis sinna ei ole mõtet nagu teravasse hinnakonkurentsi minna, pigem tasuks keskenduda turgudele, kus on nõudluse kasv suurem. Vaatame toodete keerukusindeksit, mis on meile siis proksi selleks, et aru saada, kui palju lisandväärtust ühe või teise toote eksportimisel oleks võimalik toota. Vaatame impordikontsentratsiooni, et Hirschmanni indeksi tähenduses ja vaatame ka kaubandusbarjääre. Sel puhul vaatame tegelikult kaubandusbarjääride hindamiseks seda, et kas Eesti naabritest keegi siis Põhjamaadest või Balti riikidest või Poolast rääkides, kas keegi neist on võimeline. See on nüüd teatud konkreetset toodet, teatud konkreetsele sihtturgule konkurentsivõimeliselt müüma ja kui ta on selleks võimeline, siis me järeldame, et me oleme samas Läänemere regiooni ja Euroopa majandusruumis, meie logistilised ja kaubandustollitariifide ja kõik muud võimalused on ja piirangud üsna samad, et selles tähenduses, kui meie naabrite jaoks on turg teatud konkreetse toote osas kättesaadav, siis
siis see turg on kättesaadav ka meie jaoks. Ja siis me toote potentsiaalse turumahu hindamiseks me teeme sellise lihtsa arvutuse, et me vaatame, kui mitu riiki on olulised tarnijad sihtturul niimoodi, et nende riikide poolt tarnitava kauba maht ulatuks vähemalt 80% selle sihtturu impordist ja siis me lisame sinna mõttes ühe riigina Eesti ja jagame selle impordi kogumahu siis oluliste tarnijate arvuga läbi ja saamegi väga jämeda hinnangu selle kohta, et kui suur võiks olla Eesti turuosa ühel või teisel sihtturul ühes või teises tootegrupis. Ja mida me soovitame sellise kvantitatiivse analüüsi järel kindlasti teha ja mida me selles Euroopa kliimainitsiatiivi projektis ka teeme rohetehnoloogiate kontekstis on see, et me soovitame konsulteerida ettevõtjatega, teadlastega, ekspertidega ja selle EUKI projekti kontekstis meil on plaanis siis lahendada stsenaariumi analüüsina, et me vaatame, kuidas globaalne majanduskontekst võib eeloleval 10 või 20 aastal muutuda ja mida see võiks tähendada siis nii turunõudluse kui kõikide muude tegurite mõttes, et millised tootegrupid potentsiaalselt siis rohetehnoloogiatest kitsamalt rääkides võiksid ja millised sihtturud võiksid olla huvipakkuvamad. Miks me rohetehnoloogiatega õigupoolest tegeleme, on see, et siin on väga lihtne loogika, et tavaliselt on rohetehnoloogiaid ja rohepööret vaadatud kui midagi, mis on väga suur kulukoht nii riikidele kui ettevõtetele, et on vaja hooneid ja transpordisüsteeme uuendada ja minna väiksema keskkonnajalajäljega lahendustele üle ja palju muid investeeringuid teha samamoodi selleks, et CO2 jalajälge vähendada. Teiselt poolt see suur investeeringute maht ja suur investeeringute vajadus näitab seda, et tegu on turuga, mis on uue turusegmendiga, mis on kiiresti kasvava nõudlusega ja seetõttu tasub sellele hoolega tähelepanu pöörata, et millised võiksid olla Eesti või laiemalt Euroopa võimalused sellel turul kaasa lüüa. Siin pildil on nüüd näha erinevate maailma riikide suhtelise konkurentsivõime RCA indeksi väärtus siis üle kõikide rohetehnoloogiate vaadates neid rohetehnoloogiaid rahvusvahelise valuutafondi ja IMF-i klassifikatsiooni järgi, et kui ma algul ütlesin, et me analüüsimudel töötab üle 5000 tootekoodi või toote kategooria lõikes, siis IMF on rohetehnoloogiatena liigitanud 123 toodet nendest ja siis suhtelise konkurentsivõime indeks on siin arvutatud vastavalt üle nende 123 toote. Eesti olukord on, nagu siin rohelise värvi järgi näha, tegelikult üsna okei, RCA indeks 1,2 ehk Eesti on rohetehnoloogiate eksportimisel täna konkurentsivõimeline. Euroopas kindlasti nii Põhjamaad kui Saksamaa on tugevas positsioonis, UK on tugev, aga ka siin Kagu-Euroopast mõned riigid, näiteks Rumeenia on päris tugevas positsioonis. See puudutab ühelt poolt liitiumakude tootmist, teiselt poolt elektriautode tootmist, seda tüüpi asju seal kandis. Ja siin ka illustratsiooniks või kinnituseks veel kord see, et rohetehnoloogiatega tasub tegeleda sellepärast, et kui me võrdleme tööstustoodangu kaubavahetuse mahtude kasvu üle kõikide tööstustoodete, näiteks siis konkreetselt päiksepaneelide ja tuuleenergia generaatorite tootmine, ekspordimahtudega võrreldes siis selgelt
nii päikeseenergia kui tuuleenergia lahenduste müügimahud kasvavad kiiremini kui tööstustoodangu müügimaht tervikuna ja seega on tegu kiiresti kasvava nõudlusega turuga, nagu eelpool juba viidatud, millest on mõistlik püüda osa saada. Nüüd enne kui ma Eesti ekspordivõimaluste juurde jõuan, korraks ma põikan sellest, et me vaatasime ka pöördpildina Euroopa impordisõltuvusi rohetehnoloogiates ja mida me siin näeme, on see, et ühelt poolt liitiumakud ja teiselt poolt päikesepaneelid, kaks peamist sellist rohetehnoloogiaga seonduvat tootegruppi, kus rahvusvahelise kaubavahetuse mahud on väga suured. Nendes kahes tootegrupis on Euroopal väga tugevad impordisõltuvused ja see punane värv viitab siin, et impordisõltuvused seonduvad ka suurel määral geopoliitiliste rivaalidega, ehk mõnes mõttes on tegu riskantse sõltuvusega. Ja jutt on siis Hiinast, mis mõlemas tootegrupis on enam kui 80% Euroopa impordi pakkuja poolel. Nüüd, kui ma enne näitasin seda Eesti ekspordiportfelli pilti üle kõikide tootegruppide, siis kui sellest teha täpsem sissevaade sellesse, et millised on Eesti ekspordivõimalused rohetehnoloogiate valdkonnas, arvestades Eesti tänase ekspordivõimekusega ja turunõudlusega ja teiste teguritega, mida ma metoodika osas viitasin, siis siit joonistuvad välja 3 olulisemat tootegruppi. Elektriseadmed, ennekõike siis elektrijaotusseadmed, inverterid, trafod, erinevad generaatorid ja mootorid ja akud. Masinaehituse poole pealt erinevad tööstusautomaatika, tööstuse tootmisseadmed ja robotid, aga ka soojuspumbad, boilerid, seda tüüpi lahendused, mis kõik seonduvad siis tegelikult väiksema keskkonnajalajäljega toodete tootmisega. Kolmas selline olulisem grupp on täppisinstrumendid, erinevad mõõteseadmed, nii elektri kui gaasi kui vee mõõdikud, juhtimise automaatika, sensorid. Ja võib-olla viimaseks ma viitaksin ka laiemalt, mitte tööstustoodangust rääkides, et kindlasti ka need erinevad energia tootmise ja jaotuse ja tarbimise juhtimise lahendused, mis seonduvad IT-ga või AI-ga spetsiifilisemalt ühelt poolt ja teiselt poolt küberturvalisuse infrastruktuuri turvalisuse tagamisega on 2 valdkonda, kus me näeme, et Eestil võiks olla päris palju potentsiaali. Need on siis meie analüüsist välja joonistuvad potentsiaalid, mis arvestavad Eesti tänase võimekusega erinevaid tooteid toota. Ja tegu on siis mõnes mõttes tootegruppidega, kus võiks juba täna keskenduda eksporditurundusele. Samas, kui ma nüüd hüppan korra veel metoodika poolele, siis me vaatame oma tiimiga majandusarengut kui liikumist lihtsamatelt ja järjest keerulisematele tootegruppidele ja mõnes mõttes, kui vaadata seda, milliseid erinevaid tooteid üks või teine riik maailmas toodab ja kuidas kui tõenäoline on see, et riik, mis toodab toodet A, toodab ka toodet B, siis sellise toodete omavahelise lähedusega või sarnasusega arvestades võib joonistada sellise metsakujulise pildi, kus sa saad teada, millised tooted omavahel on sarnasemad, ehk millised tooted eeldavad sarnasemaid tootmissisendeid, infrastruktuuri, teadmisi. Ja siin tekib see olukord, et
saab ka selle puude ja metsa pildi taustal, mis neid tooteid esindab, mõelda sellele, kuidas lihtsamatelt keerulisematele toodetele liikumise trajektoor reaalselt võiks välja näha. Ja siin nüüd on illustratsiooniks üks pilt, mis räägib Eesti ekspordivõimalustest laiemalt taaskord, et kui me paneme näiteks horisontaalteljele toodete omavahelise läheduse või selle, et kui sarnased on tooted, need uued tooted, millele Eesti täna veel ei spetsialiseeru, kui sarnased need on Eesti tänasele ekspordiportfellile, see on siis see horisontaaltelg. Ja kui meil püstteljel on toodete keerukusindeks, ehk kui palju lisandväärtust on võimalik nendest tootegruppidest toota, siis näiteks liitiumakude joonistuvad välja valdkonnana või tootegrupina, kus toodete keerukus on päris kõrge võrreldes paljude muude toodetega. Samas see relatedness või lähedus Eesti tänasele ekspordiportfellile on pigem väike, mida me siit järeldame, on ühelt poolt see, et tõenäoliselt need sisenemisbarjäärid sellesse liitiumakude tootegruppi Eesti jaoks on liiga kõrged, et Eesti olemasolevad ettevõtted seda üksinda teha ei suuda, küll aga me üldse ei välista, vaid pigem soovitame mõelda selle peale nii liitiumakude kui teiste sellel pildil olevate rohetehnoloogiate lõikes, et püüda sihitult välisinvesteeringuid ja sel teel siseneda nendesse tootegruppidesse, mis on Eesti tänasest spetsialiseerumismustrist kaugemal, aga samas pakuvad suurt ekspordipotentsiaali ja kõrget lisandväärtust. Nüüd see on selline Eesti ekspordivõimalustest siis nii tervikpildis kui rohetehnoloogiate osas, mida me lubasime, mida me detailsema info osas lubada ja pakkuda saame, on see, et me võime meeleldi kõigile huvilistele tänasel seminaril teha kättesaadavaks ka oma andmeanalüüsi töölaua lahenduse, kust saab siis maailma riikide omavahelist kaubavahetust täpsemalt vaadata ja neid analüüsi tulemusi, millest me täna rääkisime, saab siis ka samamoodi lähemalt sealt edasi uurida. Ja kõige lõpuks ma viitan tagasi ka eelmise seminariga seoses 2 publikatsioonile, kus me siis käsitleme globaalseid megatrende ja olulisemaid määramatusi, mis mõjutavad rohepööret Euroopas ja Eestis. Nii et soovitame ka neid lugeda.